Võru Kreutzwaldi kooli külastasid aprilli viimasel nädalal õpilased Leedust ja Lätist, et tutvuda siinse eluga ning koos Eesti eakaaslastega midagi planeedi päästmiseks ära teha. Meil on sellel nädalal külas meie projektipartnerid Lätist ja Leedust. Tegemist on siis Nord Plus Junior programmiga, mille kaudu on siis rahastatud koostööprojekte Eesti, Läti ja Leedu 3 kooli vahel. Et need koolid on siis Eestist Võru Kreutzwaldi kool, Lätist on Pastende põhikool ja Leedust on siis Kupiskise, Kovilas, Matiljonise nimeline progümnaasium. 24 õpilasest ja 6 õpetajast koosnev lõunanaabrite esindus jõudis Võrru Põhjamaade ministrite nõukogu Nord Plus programmi abil, mille eesmärk on edendada Põhjala ja Balti riikide haridusalast koostööd. Me oleme külastanud erinevaid asutusi. Võru noortekeskuses pakuti meile väga huvitavaid tegevusi, erinevaid mänge. Võru linnavalitsust külastasime, kus meile tutvustati erinevaid Võru linna organisatsioone ja ettevõtmisi, millega siis Võru linna on haaratud. Ja ilmi soosinud meid teisipäevasel päeval, kus me oleksime pidanud tegema Võru linna tuuri, aga me saame selle teha täna, kui on tõesti siis väljas päike. Ja ka eilne päev oli meile nagu kingitus, sest eile oli meil päev otsa matkamist. Ja käisime Vällamäel, käisime Rõuges, vaatamas uut vaatetorni, Hinnikanjonis ja Sibähni looduskeskuses. Võrus keskendusid noored teemadele, mis on seotud taaskasutuse ja keskkonnahoiuga. Nädala jooksul viidi läbi töötubasid, tutvuti Võru linnaga, käidi matkamas ja tehti ka nukuteatrit. Et läbivad teemad ongi selles projektis tegelikult siis taastootmine, keskkonnahoid, loodus, matemaatika, erinevad teadused ja seda siis põhikooli tasemel õpilastele. Et õpilased ongi enamuses 7.–9. klass, et sellel korral on siis Leedust ka mõned nooremad õpilased. Selle kõrval mitte üldsegi vähem olulisem, vaid minu arust isegi olulisem on noorte omavaheline suhtlus. Noortel on võimalus praktiseerida inglise keelt, sest see on projektikeel ja üksteise kultuuride tundmaõppimine läbi kohtumiste, kas või seesama praegu erinevates keeltes toimuvad tegevused. Väga palju kasvatab see noortes vastutustunnet, sest paljudes tegevustes ongi ju meie omad noored, ütleme siis ka Läti ja Leedu noored, kui nad on vastuvõtjad, tegevuste läbiviijad ja elluviijad, mis tähendab, et nad peavad ka ettevalmistava tegevusi ja need tegevusi läbi viima. Ka tänane Võru linna tuur, kus nad lähevad siis ringkäigule, toimub ju meie noorte endi juhtimisel. Kuidas Võru noored on? Saavad nad välismaalastega hästi jutule või kuidas? Jaa, Võru noored on tõeliselt ägedad, kiitus. Ainult minu poolt ainult kiidusõnad. Esiteks on nad keeleliselt väga tugevad, siinkohal kiitus ka nende õpetajatele. Ja ettevõtlikkuse poole pealt mul ei ole probleemi, et neid noori kuskile kaasata või lasta neid mingeid tegevusi algatada. Kus sa käisid sokukene? Veskil käisin äärakene. Halaskuudakas. Vēlties patikt vecākāza. Nē, es tev parādīšu vecākāza. Par bērnu pogulies tas solas lietas, par kurī visi eidami atcerīgi.